mingi 30 kandis, no osad on hästi lihtsad ka, et okei. see on eile mängitud halvasti käsi vist. Ma ei tea, mis siin juhtuda saab. No vaatame. No vaatame. Okei, mul on alarmbellid. Check. Vaat mul tuleb mingi kõne vahel suvalt, mis ma igaks juks võtan vastu. Hallo. Hallo. Tervist. Jah. Jaa, kuulen. Jah. Hallo. Jaa, räägite küll. Pakutakse mingit kokaraamatut raud. Midagi taolist võib olla. Praegu pole üldse aeg, et võite hiljem helistada, kui tahate. Nii on. Võite igaks juhul sellist hiljem, ma ei saa praegu rääkida. Tšekiksid, jah? Muidugi. Okei, ma panin siis, ma ei tea, miks ma üldse nii mängisin seda kätt. Ma arvan, et range on suhteliselt tugev, kui ta koolib seda. Ma tean, seda ma mõtlesin alles tagant järgi. Ja aga kui ta petiks mingi, ma ei tea, pool botti näiteks, jammiks või... Ta ei peti nii palju seal, ta petib mingi 12 000 seal maksimum umbes. No ja siis... Ja check koolid muidugi, miks sa tahad tugeva range'i vastu rahad sisse ajada seal? Okei. Ja kui ta turni uuesti petib, siis ma foldiks ära juba, ma arvan. Noh, ongi pekkis. Et jah, aga nüüd enam, no ma ei tea. Need on foldist või? No, jah. Noh, mis mul öelda on? Ma arvan, et see lihtsalt on halb lihtsalt anyway. Igati pidi on halb. Avang on hea, aga flopi siibet on halb. No, vaata, ma ei tea, kas see on. Sul on ässade vastu, sul on palju, sul on koolida vaja. Ütleme, stack'id ajad sisse, vahet ei ole, mis see šoveb siin, on ju. Ütlen põhimõtteliselt, see on šove, on ju. Et palju tal on siis 70, 80 kilo on talle. 80, 31 pluss 14, 45, 125. No ütleme, et 125 on pangas, kui raha läheb sisse. Ja meil on vaja koolida 7... 65. 65 või? Vist jah. Noh, niimoodi. No meil on, et me saaksime siin ära stackida, meil on minu arvates põhjal 52% equity't vahel. No ei ole ilmselt. Kuidas ma seda saan? Seda ma saan ka seal flop sillast vaadata, mul on ka olemas. Aga seda ma tegin kalkulaatoriga lihtsalt. Et no igastahes käsi. Okei, teeme seal ära, siis ma näitan. Pane flop ära. Seda me isegi flop sillas panema, sa võid selle käe lihtsalt sinna panna. Equi läbis lihtsam seda kätt. Kuuled, et Equi läbis. Et see pole flop sillas, pole mõtet teha siin. Ei, ma lihtsalt mõtlen, et kui tema range, ma mõtlen, kui ta pre-flop sellise stackiga flatib, on ju. Ei no seal on, ütleme, et on alati ässad seal, noh. No kunnid võib-olla ka. Okei, ässad kunnid, vahet ei ole. Ja mul on 10-8. Siis mul on selle range'i vastu 36,5%. Jah. Ja sul 52 läheb vaja. Et noh, miinus EV kindlasti. Ja ma panin sisse siin, jah. Ja. Check call on palju parem. Lardo veel mõtles, et selles kohas, et kuna ta teeb nii radikalis nagu praegu, et praegu saan ka veel koolida, siis kui flash ei hiti, siis foldin turni. Ma ei tea, mis variant see on. See mulle siis, ma ei tea. See on üldse halb. Anyway on see halb, igati pidi on halb. Et igati pidi on halb. Et noh, call turn või call flop ja siis fold turn, nahkus üldse siis, kui flopi koolid on seal. Et noh, sa koolid juba 20 kilo juurde, et turnis foldida 40, siis sa oled juba 30 kilo sisse pannud ju. Et kui sa jätad 40 kilo, jätad pärast koolimata. Et nagu, et vahet ei ole, kui sa flopi koolid, see on halb, kui sa sisse paned, see on halb, igati pidi on halb, sellepärast ongi flopi check call palju parem. Et noh,
et vastavalt nagu, mõtle, mida ta preflop flatib seal. ta ei flati jah, selles suhtes, et see on mingi täiesti nagu siukene straight up mäng, siis on vaatad stat'e ka veel, et. ja, no isegi okei, kui tal nagu, isegi kui ta on mingi laaktard, onju. Et siis anyway, et sa pead seda mõtlema, kuidas nagu, kuidas sa enda kätt saad kõige paremini mängida. Et nagu ta on nagu siuke vend, kes nagu petib hästi palju, kui sa nagu annad alla nii-öelda, kui sa misset C-beti vastu, onju. Et siis mulle meeldiks check raise, get it in, mul taitimate venda vastu obviously check call ja üldse mingite mõtlevate mängijate vastu check call. Sellepärast, et nagu, miks me peaksime siin hakkama emandat pettima? Et nagu, mis käed siin koolivad meid? Et ma isegi tšekiks emandat siin lihtsalt ja Quinn ässasi tšekiks samamoodi. Et no mis käed siin koolivad? Et 6 tal ei ole preflop range'is, 4 tal ei ole preflop range'is ja flush draw'si ka väga ei ole. Et kõik flush draw'd siukse stack testiga, ma arvan, et ta ei flati seal, kui ta ei ole siuke vend välja arvatud Quinn poisse, ärtud. S10 ärtud võib olla, aga S-Quinn, S-poiss ärtud, ma arvan, ta paneb pre sisse, onju. Ja ma arvan, ta paneb samamoodi Quinn poisi ärtud sisse. No tal ei olegi väga käsi, mis jätkata saavad, nii et check call, ma arvan, parem. Aga ütleme, kui ta paneb, kui sa check'id, ta petib, sa esimese tänava koolid, tuleb siis maha. Siis ta check'ib näiteks, või sina oled esimene otsustaja, sa check'id, ta check'ib järgi, mis siis river saab. No Riveris, kui flop turn läheb check, siis ma Riverit petin, sellepärast, et meil ei ole showdown märut ju. Okei. Ja siis meil 10 high, me peame ju, ma ei usu, et ta turnis, kui blank tuleb, et ta ässade või kunnide või mingi välukäega järgi checkib. Ma arvan, et ta petib turn edasi enda kätega. Ja kui River tuleb blank, siis meil on 10 high lihtsalt ja siis ma petiks. Loodaks, et ta foldib need käed, mida ta lihtsalt otsustas pre-flop call'ida ja flopis täävida ja nii-öelda turnis andis alla siis. Noh, whatever, mis seal range'is on, aga lihtsalt, et lihtsalt ma eeldan, et ta petib kõik enda välukäed turni ka. Okei. Aga mul oleks, noh siis, kui palju see muudaks, kui mul oleks siin näiteks 8 asemel oleks, ma ei tea, S endal, S10 ärtud. No S10 ärtudega on see, et siis sul on nagu S-ade nii-öelda pokker, onju. Siis võiks kohe nagu, siis võiks see petida ja siis, või noh, midagi teist. Ja siis ma oleks tõenäolisemalt tahaks juba C-bettida ja sisse panna, jah. Sellest, et siis meil on Quinnide vastu okei equity veel, jah. Ja noh. Ja siis ma kindlasti C-bettiks, ja 10-8 ei ole hea. Me ei bloki nagu tõenäoliselt, meil ei ole ühtegi ta kaarti nagu välu range'ist, mis ta nagu suurem osa ajast seal on, mida ta repib, enne. Aga kui meil on S10, et nagu siis see kohe nagu need kahanevad, need kombod. Ja noh. Isegi kui tal on selle ässa, et see okei, whatever, cooler, aga siis ma lihtsalt petiks juba sellepärast, et siis meil on Quinnide vastu ka flippame põhimõtteliselt. Ja juhul, kui tal juhtus seal midagi muud flattima, siis me tahame ka rahad sisse saada. Selle käe see oli ka, et see oli mingi üks laud rahadest umbes või natuke peale. Suht rahade lähedal juba, et ma tegin suht nagu, ma ei tea. Jah. Väga kehvasti lahendasin neid asju seal lõpus. Ja avang on fine, mulle meeldib. Aga flopi kindlasti check call'iks ja annaks turnis peti peal alla, kui hitima flashi. Kui ta just ei tee mingi mega väikse. Ma ei tea, tundub, et ma 3 petiksin. Või 3 bet jammiks, sõltub, kuidas ta mängib oma range'i. Ma ei call'iks kindlasti. 27 000 paneks, jah? Ei paneks. Miks nii palju? Me oleme siin mingi 28 BB deep, et see jam nagu liiga hull ei ole. Või mis asja? No, ma võin näidata sulle enda neid. Nagu hand history's. Just siukse stack testid ongi kõige paremad, mida jammida, sest et nad ei saa koolida meid mitte midagi. Sellises olukorras võid põhimõtteliselt 40 BB ka madala pocketiga sisse saada. Jah. Oli see? Ja. Et see ongi kõige optimaalsem mäng. 40 BB lihtsalt jammida väikeste paaridega. Ja siin arvad, et on kõige optimaalsem ka lihtsalt jammida või? No ma arvan, et sõltub ta post-flop tendentsites ka. No ja ma ei tea nii palju ta kohta, et see petib 73 ja törnina. No palju ta small blind open on, vaata selle järgi ka. See on mul siin kuskil olemas. Ei, see on big blind versus small blind. Ei, see on vale jah. Siit näed 33. 33 või? No siis ma ei jammiks ikkagist, see on suhteliselt aus, noh, mitte väga aus, aga... 2 korda 6. Et see on ikkagist nagu midagi normaalset. 67 jammiks.
ja siis easy jam, siis muidugi see fist pump jam. No et siis paneks juba nagu, ootaks, kui see vend reisib, et tahaks juba sisse panna, et saaks rohkem chip'i juurde saada. Siis on nagu siuke jam juba. Aga kui tahab 33, siis ma arvan, et viskab fold'iks spray ära. Foldiks spray ära või? No kui ta 2,5x teeb ka, fold'iks ära juba. Okei, no ma ei foldinud, ma lihtsalt... Et no me ei domineeri seal, tema domineerib meid seal lihtsalt kunnidega, kõikide kunnidega. Ma kooliks seal mingi 8-5 suitudik kooliks näiteks. Ma kooliks seal no kõiki asju kooliks, mis tõenäoliselt ei domineeri, tema range nagu ei domineeri meid. Või siis kooliks nagu nende kätega, mida me suure tõenäosusega domineerime nagu tema range'is, no näiteks S10, kunn mutt näiteks, kunn poiss, nagu siukseid käsi kooliks. Okay. No siis on suur tõenäosus, et meie domineerime teda. Aga praegu on nagu väga suur šanss, et tema domineerib nagu meid. Aga selliste stackide juures 3-bet foldi ei näe me? Ei, ma ei, noh, kui ta avab nii vähe, siis ma ei tahaks. See ei ole nagu üldse lai range small blindiga 33%, et see on suhteliselt nagu aus. Et nagu noh, selles mõttes, et ei ole nagu üldse overkill, et mõtled küll, et small blind versus big blind, et inimesed wide'id, aga ma ei usu. Ja nüüd lihtsalt, ma ei tea, ma annaks alla juba. Et oleks ta vähem pettinud, oleks kindlasti koolinud, sellepärast, et see flop hitib meie range'i palju paremini. Aga kui te teed 14 kilo nii palju, siis ma ei näe üldse head asju, miks me jätkata saaksime. Ma loodan, et sa ka pooldasid. Nägin ka, et see on liiga suur, aga ma mõtlesin, et mul on parem käsi sellel boardil, kui tal on. Ei no muidugi on, aga kui ta nii suured teeb, siis järelikult tal on mingi käsi, mida ta protectida tahab ja isegi kui tal on bluffid, siis me peame riskima nagu nii paljuga. Et me koolime selle 14 kilo enne. Ja isegi kui ta otsustab bluffides, näiteks mõtle, kui ta otsustab törni pettida mingi 28 kilot, mis sa siis teed? Et sa lihtsalt koolid 14 kilo ja sa annad selle 14 kilo veel ära lisaks sellele. Et no äkki hakkab midagi head juhtuma, et äkki midagi head tuleb, et äkki ta tšekib, enne. Et noh, minu arust ei ole mõttetu tegevus minu arust. Okei. Et kui ta teeks vähem, siis kindlasti kooliks kindlasti floatiks, sellest meil on backdoor flush draw, üks ülekaart lauale. Aga kui ta teeb nii palju, siis ma foldiks. Okei, ja ta tšekkis praegu? Ei, ma tšekiks ka. No jah, siin ma tegin nagu 1000 vigas. Ma panin siin... Mõtlesin, et nagu vahet pole, et see kunn tuli. Mõtlesin, et nagu lähen oma algplaaniga, et kui ta tšekib, siis panen. Ei no aga okei, et kui oleks kunja seal mingi 4 tundene, siis ma muidugi, siis meil pole showdime väljut. Siis muidugi peaks pettima, aga miks me nüüd tahame pettida? Me ei taha ju ära stackida selle kaardiga. Kui check raise saame. Seda küll, jah. Ja... Ma mõtlesin, et ta äkki check callib siin veel ja siis river check... Ei no aga kui ta check callib, et ega me riveris niikuinii ju all in'i ei saa teda. Sellepärast, et miks ta peaks riveris all in'i callima emandaga ja minu arust kunn 5 on üldse väga thin ka, et emanda vastu hakata seal nagu pärreldama. Et ma lihtsalt checkiks törni ja loodaks, et ta petib riverit, kui ta ei peti riverit, siis ma petiks ise riverit suurelt mingi 32 kilo näiteks. Nojah, siin ta foldib nagu. Et noh, et mulle meeldiks see pett, kui törni oleks tulnud mingi blank. Et siis petiks. Me floatisime ja meil pole showdown välut ja me tahame poti maha võtta. Aga nüüd, kui me kunni hittisime, siis meil on showdown välu ja no see kunn hitib tegelikult nagu tema arvates meie range'i ka. Et no poiss 9, kunn poiss, kunn 10, emand kunn näiteks, et nii palju asju, mis meil olla võivad seal tegelikult. Aga kui me tšekime, siis meie range, no tema arvast võib nõrk ka olla, näiteks mingi 10x näiteks koolisime floppi enne, kardame seda kunni, siis ta võib riverit bluffida. Ja kui me näiteks törni tšekime enne, siis ta võib otsustada näiteks, et okei, et äkki tal on 10x, et ma petin midagi, et saan ta 10x-i pealt maha enne. Ja riveril võib veel rohkem neid hero call'e teha, ma arvan. Ja näiteks kui river tuleb näiteks mingi blank 3 enne ja ta on emand enne, et siis me teeme riveris suure peti mingi 32 kilo, 34 kilo, et siis ma arvan, et ta suht kindlalt kooli pärast, et flash draw missis ja tema arvates, miks sa peaksid nagu kunniga törni järgi tšekki. No ja, make sense. Selline asi oli, vaata mis järgmine. Et ega sa enda 10 ka ju törnis ei petiks ju? Seda küll. Panin koiduga sisse siin. Okei, siin nüüd sükke käsin. See vend on, noh, tait vaata. No ei tea. Ei noh, okei, complete on fine, aga lihtsalt me lähemegi 2 paari flop-o. Okei, check fold.
küll kopige mulle see värk ka. sa ei näe seda või? Ma ei tea ju seda asja. Oot. Jau. Okei, et siin sa foldiksid kohe, jah? No, kui ta foldib check race'i peal hästi palju, siis peavad check race'iks, aga noh, ma ei tea. Check race või fold, 2 varianti, aga Taidi venna vastu, ei, miks, mis asja, see on küll väga halb, miks sa check call'id siin? Nojah, ma olen neid asju natuke valedes kohtades võib rakendama, aga mõtlesin, et Queen High on good siin ja kui ta siin nüüd riveri või turnil ei pane, siis mul on hea riveril panna, ma ei tea. Ei, kas check race või fold, meil ei ole ju midagi. Oi. Et no kui ta seda turni petib, siis ma ei tea. No ma ei tea. Okei, ma üritan mõelda nagu, kuidas nagu as played mängiks. Ma arvan, et seda turni ma liidiks, mitte ei check race'iks. Sellepärast, et see turn läheb nii palju check-checki ja meil ei ole mingit showdown väärut. Kõik ace-side beativad meid, kõik paremad kunnid beativad meid. Ja me need holdime kohe turnis välja. Ja kui ta turni koolib, siis ma lihtsalt blank river annan alla lihtsalt. Ja petin flush rivereid ja ühtegi teist riverit ma ei petigi. Et, aga ma check race'in flopi, sellepärast, et kui ma tahan midagi üldse siin käest teha. Sellepärast, et me saame nagu instant foldid kohe, et ta ei kooli meid selle S-poisi S-mutiga flopid, ma arvan vähem. Okei. Ja noh, aga ma arvan, et miti vastu ei ole mõtet. Ei saanud pihta next hand ja pole mõtet midagi aretada. Et ma läksin mingi 2 paari floppama või rida või set või trips tähendab, sorry. Et noh. No seekord läks õnneks, aga ma sain, eks ma märkisin üle, ma sain aru, midagi ma siin valesti tegin. See oleks siis nagu, Pre ikka call'in ja ei hakka siin triibettima sellist enda ei ole mõtet. Ei, muidugi mitte, mis asja. Ja süksel flopil siis check race või siis fold. Muidugi. No vaat, no sa võid flopsilas selle käe panna, noh. Vaata flopsilas korra. Tema on tight range'iga ja avab siis mingi... No ütleme, et ta ikka avab 15%. No vaata, palju ta avab, palju su käsi on 74 kätte kohta või? No mingi sample ikka on. Cut-off on 50%, 2 out of 4. Ja no see ei näita nagu nii palju. No siis sa võid panna mingi 25% range'i. Pane mingi 25 või 30 maks, no. Pane 20. Kui see juba näitab, et talle meeldib nagu hiliselt avada, vaata. Ja pane 27, noh. Jah. Et sinu käsi on irrelevant siin, vaata lihtsalt, mis... Ei, sinu käsi on irrelevant. Lihtsalt need surnud kaardid. Ei, flop silla ei arvesta neid kombosi, et ta ei võta neid kombosi välja. Arvesta ei võta välja või? Ei, ta ei võta, jah. Okei. Nagu tema range'is ta ei võta neid välja. Nii. Et no vaata lihtsalt, mis tal on seal, millega no made hand on 32, ace high on 25. Üle poolte kordadest ta peab kohe vist foldima. Jah, ja kui sa check race'id, kui sa teed check race'i 2000 peale, palju seal on, vaata botti korra. Et sa check race'id 2000, et võita 2800. Ei. Ei, no sa peab enda peti sinna sisse arutama. Võidan 5 tonni, ei võida või? Selles suhtes, kui mina panen selle oma 2 tonni sisse, siis see läheb automaatselt botti ja... Okei, 5800 enne. Noh, 2000 võita 5800. Tal on 34% peab sul see töötama ainult, et nagu instant oleks. Et instant profit oleks. Töötab rohkem kõvasti. Ja kui ta foldib seal 50%, siis noh, see on instant profit check raise. Nice. Jah, normaalne nice. Okei, no vaata meelust kätt. Siin on siis check raise flopin, jah. Jah. Aga no muud läheb nagu keerulisemaks, kui vastased floativad enne. Aga no siuke vend mõisult hakkab floatima seal, kui ta nagu nii tailit mängib. Suht straight up statidega tundus nagu, jah. Nii, siin on lihtsalt limped bot ja check-in ja vaatan, saan vist nii käib pihta. Lead? Lead, jah. Muidugi. Limped botis top paari. Muidugi lead. Ma leadiksin 9 X-iga ka. Ja ma ei tea, igast muid asjad. Flash draw, 10 poiss, kunn 10. Ma igast asju. Top paar easy lead siin.
saad jälle sitemalt väljut ja okei. Vau. Miks ta nii palju teeb? No idea. Lol. Vau. Ma ei teagi, nüüd ongi siuke spot, et mis sa nüüd teed? No ühe ma mõtlesin ikka koolida nagu ja siis vaadata edasi. Mõtlesin, et kuidagi nark on nagu lihtsalt maha panna, ma ei tea. Ja no seda mõtlengi, et isegi vaata sa pace'id nagu petti nüüd, onju. Et nagu, et sa just small blind koolib ka veel, onju. Ja... Et flopi koolime kindlasti, aga nüüd ongi nagu see spot, et lihtsalt, et me koolime lihtsalt sellepärast, et nüüd tõenäoliselt meil pole initsiatiivi, ehk siis me ei saa nagu turnil pettida, onju. Kui me tahaksime näiteks turn dot blank, onju. Ja siis see võib lihtsalt check minna ja anname small blindile tasuta kaardi veel, pluss veel selle teisele vennale. Et nagu kindlasti lead. Okei. Siin ma mängisin jah, nii edasi ja... No nüüd foldiks ju. Jah. Okei. Aga noh, ma liidiks kindlasti. 9x liidiks, mutt x liidiks. Liidid siin on ja... Palju liidid mingi tonni kandis või? No ei, mis asja, 800. 800, 900. No ja ma mõtlesingi, et natuke alla tonni. Pool botti paneks pool botti umbes. Ja siis kui otsa saad, paned foldi ja kui callib, siis vaatad edasi, mis turni kaart tuleb. Jah. Okei. Noh, sa ei saa otsa, ma arvan, seal. Bluffidega küll mitte vähem. Ma ei teagi, mis ma siin mõtlesin. See vend avab hästi palju. 3 bettiks lihtsalt for value. Jam. Ei. Ma 3 bettiks for value. Ma tahtsin öelda, et see poole boti pettimine, kuidas see on kogu aeg ju väljune, kuradi... See on kogu aeg for value peaaegu kõigile. Kas poleks mõtet kuidagi natukene panna üle poole või alla poole enamuse eest või midagi? Ei, miks? Ma petiks 9x-iga seal pool botti flash throw'dega, kuni 10-ga. No seda küll, jah. Miks on nagu... Ma ei tea, see pool botti kuradi, ma ei tea. Ei no vahet ei ole, et sa... Mis vahet seal on, et niikuinii sa ju ilma nagu mingi equity't sa ei peti seda board'it, vahet ei ole. Ei, seda kindlasti mitte, jah. Noh, sa võid ju pool botti julgelt panna seal. Et miks nagu vähem? Või miks nagu rohkem? Miks sa tahad rohkem panna? Ma vaatasin su seda kuradi 162 tiipi või 215 tiipi, siis sa seal Queen Boysi käes kuradi pani ikka pool ja pool, siis ma olin just kindel, et sul palju käsi sul õigi. Aga no see on nii relevant, ma ei tea. Bluffid ka seal niimoodi poolega. Ma mingit kätt ei tea praegu, aga noh, tõenäoliselt kui mingi limpet... See, kus see Queen Boysiga Riveris koolisin, su olid ässad. Ei, selle üldse kogu aeg ma mõtlen, see kuradi pool botti on kuradi alati for value, noh, kuradi... Ei, seal ma tegin sellepärast pool botti, et ma arvasin, et tema range on seal suht tihti mingid poiss X-id, mida tagasi tšekib ja mingid võib-olla, ma ei tea, mingid 9, 8, 10 ja 10 ka. Su petid tundusid nii tugevad lihtsalt. Ei, ja siis sellepärast, et mul võis ka seal nagu misseda asju olla, mis nagu missisid. Sellepärast, et ma liidin mingid 10 emandat seal võib-olla, ma ei mäleta, kas see flash throw oli või ei olnud, ma ei tea. Igastahes jah, et kui flop läks check, et siis ma arvan, et no rohkem pole mõtet ja... Reppisid kätt nagu, mida sul pole. Et nagu rohkem pole mõtet ja vähem pole ka mõtet. Tegelikult oli. Noh, jah, oli küll jah, aga lihtsalt, et rohkem pole ka mõtet panna, sellest, et muidu sa nagu, ma ei tea, miks sa peaksid tahtma nagu rohkem panna, kui sa oled nagu, niikuinii tema range on nagu käpped, ütleme, ja sul on nagu value käsi, ja kui sul on bluffid, et sa tahad ka nagu ju, ma ei tea, kas just nagu tugevam välja näha, aga lihtsalt, et kui sa oled nagu most likely kooli saama, et sa nagu ei riski nii paljuga. Ja miks sa tahaksid üldse nagu palju pettida seal, kui sa... Palju, mul just 55% mitte poole. Okei, Koit, davai. Mis see kuradi, mis tähendab 3 bet for value, et hakkan sisse ajama lihtsalt? Ei, koolib sitemaga preflop, nii Queen Boysiga, Queen 10-ga, Queen emandaga. Aga kui ta sisse paneb, siis foldime. Okei. Ma ei tea, mis ma siin mängus mõtlesin, et nii awkward midagi stack sai, siis panin lihtsalt foldina. Ei, 3 bet kindlasti. Ma usun, et isegi jam on pluss see või? Ei, ma arvan, jam on liiga palju. Mõttetud jammida. Mul taga ka veel mingid vennad. See calling range'i vastu sul nii putsis seis. Et ma arvan, see 3 bet töötab nii tihti juba, et sa saad nagu pre-foldid. Ja isegi kui ta koolib sind, siis sa suure tõenäosusega oled ees, saad ta range'ist palju infot. Ja noh, ma ei usu, et äss mutiga koolib seal preflop sind, paneb sisse lihtsalt ja siis sa nagu saidki enda info teada, et sa 3 betid nagu for value ja 3 betid ka informatsiooni pärast. No ma ei tea, ma praegu tegin ikka väga nitise foldi.
ma arvan, et siukse range'i vastu küll, jah. jaa, et see on siuke spot, kus enda nagu väikest täkki nagu ära kasutada sellepärast, et 3 bettida ja tugev välja näha ja tal on ka raske seal isegi jätkata mingi kunn poisi ja kunn emandaga, no mis ta teeb selles, kui sa 3 betid. jah. Ta võib isegi väga vähesed mängijad hakkavad selle sisse ajama lihtsalt king checki. No sisse nad kindlasti, nad võivad preflop ka foldida juba ja isegi kui nad, või preflop, kui nad koolivad isegi, siis sa oled juba S4-ga sellest range'ist oled ees. Sa 3 betidki for value ja kui sa show saad, siis sa foldid ja saad tagana. Okei. Millega tema vastu seal sisse oleks ajanud kuni 6-d? No enda value range, no mis su value range on? Või ma paneks kõik paarid sisse seal. Või 8-9 3 bet kooliks juba või? Ja 8-9 3 bet kooliks, aga mingi 2 kuni 6 ma lihtsalt 3 bet jammiks. Jah, okei. Okei. Ma arvan, et limp on ka fine. Ma mõtlesin sellise venna vastu, et tahaks nagu kohe maha saada. Ja, fine, mõlemad fine. Besti foldi. Paks vähem. Kilo vähem. Lockdown board ikkagi. Ja noh, sa ei pea midagi aretama. Sul plaan on lihtsalt ühe petiga see bot maha võtta. Ja sa ei taha päredama hakata. Et kui tal pole midagi, ta foldib niikuinii. Ja kui tal on, siis sa annad lihtsalt peale flopi siibeti alla kohe ja checkid maha lihtsalt. Okei, mingi 5-800. No ja mingi 4800, 5200, midagi sellist. No mitte midagi palju igast tähes. Ja pluss veel, et ta võib seal mingi poiss 10-ga piirida sind, sa oled eesele mingite väiksemate flash throw'dega. Ja sa ei taha lihtsalt ennast awkward spotti panna ka. Okei. Oih, ma ei tea. What the fuck, nee. Oi. Ma ei tea, ma ei mäleta seda kätt. Aga ma ei mäleta isegi, mis ma võisin mõelda. Mul on isegi hullemad käsin. See liit tundus nii kahtlane lihtsalt ilmselt in-game. Ma ei tea, aga mis plaanid Riveril on, seda ma ei tea. Ma ei tea, see pole üldse kahtlane, see on nii kuradi putsi kuradi tanna raha siia neis. Okei, ma ei tea, miks ma nagu see... See ongi sellepärast ongi nende siukeste koolide mõte nagu mõttetu, et noh, et äkki ta nagu Riveri tšekib, aga ma just, miks ta peaks Riveri tšekkima, kui ta nii palju törni paneb. Ja isegi kui tal bluffid on. Jah, ja siis isegi kui ta tšekib, sa pead riskima nagu, sa peed all inni Riveris panema, põhimõtteliselt peadki, et nagu mõttetu. Ja siis ta võib veel check call'ida siin mingi jäsaga, kui tuleb näiteks rutu 6, ta tšekib, ta jammid, ta koolib maha siit. No ja mõtlesin täiesti üle selles käes. Et jah, et väiksem siib, et kooli saad lihtsalt anna alla on kõik. Selline olukord. Palju ta avab? Oi, easy, 3 bet call. Easy. Okei, lihtsalt saisingud ilmselt tahtsin üle vaadata. Väga hea sais, mulle meeldib. Või isegi suts vähem panna, 3500, okei, see on nitpicking juba, aga... 205. Aga sais on hea. Siin ma ei ole ma nende post-flop saisidega vist... Siin nagu... Ma arvan, et me peaks see bettima mingi pool botti vähemalt. Ei, miks? Kas see on üldse C-betime? Üldse no ma mõtlen, et selle kuli range'is on ka suht palju kunne, see on kunni ja ma ei tea, natuke koledaks võib see asi minna, kui siin C-betime. Ma kindlasti C-betiks, sest seal on flash throw'd ikkagi ja mingid pocketid äkki koolivad, 9-8 koolivad, 10. Et kindlasti C-betiks, aga ma C-betiks mingi 1/3, kui mingi 4000 paneks. Aga kui meil näiteks mutid oleks, kas siis jätaks C-betimata, siis on rohkem vähem üle? Ikka C-betiks. Ma paks vähem kindlasti. C-betisin õigesti. See on 1/3. Ja see võid isegi vähem panna, 3800, aga okei, see on fine, jah. Aga siin ma tegin pärast mingi... Oi, nüüd annaks alla juba, mis asja, easy. Tšekkisin läbi, enne. Ja. Aga ma ei tea, miks ma siin hirosin selle veel maha. Ei. Kunn mutt. Off-sweet. See on fold, jah. Ma sain juba flopis oma info kätte ja oli kõik. Ma ei tea, mis ma siin edasi veel mõtlesin. Oleks ta nagu 1-1 jäänud, enne. Võib-olla siis ma mõtleks võib-olla kooli peale, aga kui see vend ka veel koolis... Tal on poti winner ruutu emanda. Ja kui see vend ka veel koolis, siis no ma ei näe, et ta väga bluffib siin. Ja ma pärast selle vaatasin veel, kui ma neid käsi uuesti üle vaatasin, siis ma vaatasin, et see on god awful nagu. Mingi teeman tuli õla peale ja ütles, et tal on seal teinekord mingi pastet roos. Ei, ta ei... Kui see vend ka siin veel actimas on, et siis ma ei usu. Jah, see on easy fold ja... Liigub edasi. On. Aga siibet on hea, mulle meeldib. Saab troodelt väljut. Nii, süüke koht. Kooliks?
ideaalne kool kohta ja väga hea, Checkiti läbi flop nagu. väga hea. Liidiks. Pool botti. 9 on ka hea, ma tahtsin 9 öelda. Ma ei tea. Noh, fold. Fold. Ma ei tea. Ma ei foldi. Ei, easy fold. Ma ise mõtlesin, et türa need venad, miks ta peaks kunni seal läbi tšekkima. Äkki riväärad Miks mitte? Algne reisija ju on puttoni. Seda küll ja ma pärast mõtlesin ümber, et jah, et kui algne reisija on puttoni, miks ta peaks oma kunni flopis kohe pettima. Muidugi. Pluss tal võivad flashid seal olla veel. Väiksed flashid. Jaa. No ja jälle üle mängib. On küll jah. Easy fold. Aga oleks meil RTS, siis me kuradi kooliks. Ei, siis muidugi. Siis muidugi kooliks. Nii, süke sitting out on nagu vahet ei ole, ikka avaks. Ja ma tean jah, lihtsalt siin ma vaatan, et see vend on small blindist nagu 3-bet 13% ja mul on päris hea sample ka selle kohta. Ma vaatasin, et ta istubki väljas. Päris hea nimi reis. Ma vaatasin ka, et on väljas. Et ma ei tea. Ma panin sisse selle ka nagu. Okei. Aga jah, ma ei tea. Sõltub palju sa avad. Ma olen siin Vinamaksis avan palju nagu. Minu arust see on fine. Ja meil on siis on fine muidugi. Ajalugu ja siis ma mõtlesin, kas see on okei laksida niimoodi. Muidugi. Väga hea. Õpin 30 PB-d võiks olla see piir äkki, et üle selle vist ei tasu panna. Ja siin ma nägin, et mul on reaalne fold equity oma stackiga. Ei, muidugi. Siuke stack ongi just nagu solid, mida panna. Et nagu rohkem ei tahaks panna sellest, et kui on rohkem juba, et siis sa tahad juba ju 4-bet koolida. Et nagu sellepärast ka. Mul peab ikka olema read, et ta on võimeline small blindist niimoodi laksima. Ja, muidugi. Kas me 7-9 offiga 4-bet kooliksime siin? Ei, nad ütleb nagu value kätega. Jah. Et nagu tunduks õige. Äs kunni ma 40 BB-ga ka otsa sisse ei paneks, et siis ma ei saa 7-9 ka panna. Jah. Okei. Mingi limp, UTG. 3x-il buttonit. Okei. Kooli. C-betid. Teeks sama 2400. Siin ma lasin jah kohe, ma ei teagi, mis mõttega ma siin nagu läbi tšekkisin selle teemal. Ei, muidugi petid, sest see 2400 ärtu ka laual. Jaa. Jätsin mist see bet. Oota. Turni pettisin ja sain otsa. Noh. Call ma arvan, eks. Ma arvan küll, mis ikka teha see. Suht no-brainer. Ei. Nüüd ma tahaks foldida. Ma tahtsin... Ei. Ma arvan, et fold. Seda ma ei suudaks foldida reis ka peab vist. Ma ei tea, ühtegi paremat kätt tal, ühtegi halvemat tal for value ei ole. No King Queen äkki on King Jack. Ei, ta ei overbet jam'is on. Mart, ma ei tea. Ma ei usu, et ta flush throw'd niimoodi mängib. Sul on ka Queen seal range'is, miks ta peaks arvama, et sa oled suuteline seal Queen'i foldima. Ja ta lähebki, ma arvan, suht tihti läheb seal max elu peal lihtsalt. Võib-olla, ma ei tea, 1 kord 10 võidad seal umbes. Ja ka sul on, et ma ei tea. Mina foldiks. Aga ma petiks flopi, petiks turni ja siis petiks ka riverit, nii et aga jah. Ja ma ei suutnud foldida. As played, ma arvan, et fold kindlasti. Ma ei usu, et ta jammib seal sitem. Ega ei jammingi. Ja kui ta turnis check reisib ka, et nagu mida ta check reisib seal. No mis tal on seal siis? Pocket 4. Õige. Pakun ka 4 siit. Jah. Et nagu easy fold riveris, jah. Okei. C-bet siis oleks elu lihtsam olnud, siis ta oleks võib-olla seal ennast kuidagi juba ilmutanud ja siis kui ma oleks C-betin ta turni pand ja ta oleks seal check... Kui ta oleks mulle turnis check reisi teinud, aga mis ma siis teinud oleks? Fold! Jaa, siis on kergem foldida juba. Muidugi! Flopis ta ei... Ei, no flopis ta check callib ja turnis ta ilmselt check reisib, ma arvan. Siis saab foldida. Just, et ta turnis check reisib, ma arvan, et turnis check callib. Jaa, tegelikult see on nii hea laud, kus edasi koolida. Muidugi. Aga kas siin on muidu... Ma ise olen tähele pannud seda, et tegelikult seal nagu need buy-inides on ka vahe, et nagu...
ma ei usu, lihtsalt sellepärast, et kui sa törni petid, onju, ja sa koolid törni, siis sinu range'is on ka seal suht palju kunne. Ja miks ta peaks tahtma siin kunni pealt maha saada Riveris, kus enamus majority mängijad ei foldi kunni seal niikuinii. no nagu näha, nagu näha. Okei, no see seal ma tegin jah. Ma oleks pidanud selle Riveri foldima. Muidugi. Limp. Väga hea. Call. Nice. siin limp ja üle tõsta ei või või? No ei, liiga hea käsi selle jaoks. Okay. Checkin agressorile. Väga hea, call. Väga hea, check. Call. No. Ma ei tea, sain lambist rea kokku, et kuredi... Mis te teeksite? Ma liidiks. Liidiks. 130 000 või? Mõnes rohkem veits. 140, 150, 160, 160. See oli selle Rally FT, 3 händed. Mis buy-in see on üldse? Vist 20 euri. Aga jah, ma ilmselt postitasingi selle, et teada, kuidas te Riverit mängite, et ülejäänud asjadega olin rahul. No see läheb lihtsalt nii tihti check, et ta ei peti. Ja liidima peab, jah. Ja ta ei bluffi ka selle, kui sa checkid, on ju. Kui ma olen juba 2 tänavat check call'inud, siis ta vist ei bluffi jah väga seal. Ja ta ei peti ühtegi halvemat comfort value, et ma ei tea, kas ta, okei, ta set ja 9-10 võib-olla petib, on ju. Võib-olla mingi väikselt, aga ma arvan, et lihtsalt need korrakud järgi checkib on lihtsalt nii suur šanss, et lihtsalt liidiks. Ja loodaks, et ta koolib sitemaga. Kindlasti oleks pidanud liidima, jah. Mingi 160 kilo, jah. Checkis kunnid järgi just. No fine ju, miks ta peaks pettima seda? Peabki vetsi. Aga ta kindlasti kooliks ju petti, kui sa liidid. Muidugi. Jätsin raha lauda. Jätsid. Süüke spot. Fold. Muidugi fold, 5 PP venda poole. Ei, ikkagi. No pange, ütleme nii, et ma ei tea tast ette, mis te siis teete. Miks see fold on? Ma ei saa küll Ma oleks mängus koolinud vist. Ma kooliks ka kindlasti. Aga ma ei tea vist, nüüd ma tahan koolida. Niti vastu ma küll ei kooliks. No ütleme, et sa ei tea teda, et esimene käsi sul lauas, mis siis teed? Oleks ma puttanid, või tähendab big blindi peal, siis ma kooliks kindlasti. Ütleme, et sa ei tea, et ta nitt on, mis see siis game plan oleks? Kui ma ei tea, et ta nitt on. Random on sinu jaoks, no esimene käsi. Random või? No siis ma koolin. Okei. No ja ma koolisin siin, vaata mis saab. Kõige haigem on see, et... No ta peab suht laialt panema selle. S6 on tere nagu Nashi range'ist, ta kindlasti ees, vaata. Aga need blindid on ka, vaata, kurgi 2 inimest veel. No jah, tuligi big blind ka mängu, et mis... No nüüd ongi räigelt kole, vaata. Mis siin koledat on? Pole midagi teha. Tšekin maha lihtsalt ja perses. Ja ongi, sellepärast, et sidebot'i pole. Ai, ega sa ei koolinud. Koolisin ära jälle. Fold'isid või? Ei, koolisin. Ma küll kooliks. Muidugi kooliks. Sasse. Ma ei kooliks siis. Sasse, ma küll kooliks. Trips ju. Jaa, aga puts, mida sa siis jammid? Sasse. Miks ta peaks jammima üldse midagi väga tugevat siin, kui sa oled 2 korda checkinud? Ma ei tea. Ma küll kooliks. Okei, ma oleks foldinud. Miks sa foldiks Koit? Tal on mingi nutet käsi siin nõus. Ma kooliks ja kui on, see on. Sa ei saa foldida. Millega sa koolid siis? Kui sa 2 korda oled checkinud, kuidas sinu range talle välja näeb? Mis ta mõtled, paneb õhuga siin niimoodi ainult? Ei, ta võib 10x-i ka seal. Ma ei tea, kas ta 10x-i soveb, aga mingi... 5 soveb. No ikkagi, ma ikkagi kooliks. Minu arust sitt kool, noh. Minu arust on fine. Kui sa oled 2 korda... 6-7 ta ka ei jammi siin niimoodi, mingi 6x... Ta ei kooligi pre 6-7. Jah. Minu arust tal on mingi järtud seal midagi. Ei noh, see on, maksan kinni. S5-st olin ees. Olid ees. S-kunnist ei olnud ees. No mis teha? Ma oleks ka koolinud. Tripsiga Riveris. Okei. Huvitav käsi, et see... Mulle meeldis ju kool. Peab teadma nagu... Ma ise mõtlesin, et kas ta nagu hakkab mind nii räiget sidebotist nagu välja pressima, et ma arvan, et kui ta bluffiks, ta võiks ju väiksema size'i teha siin. Ma ei tea. See ongi, ta ei bluffi kunagi, minu arust. Never. Miks ta bluffi? Seda ma mõtlesin tagant järgi, aga siis ma mõtlesin, et mul on trips ja see on nii under rep, ma rahulikult checkin siin ja kus mul see trips siis on. No ta ei pane mutt 10-ga sisse siin niimoodi. Mutt 10-ga 80 000.
minu arust praegu sellist läks Max Value peale lihtsalt. tugev. Ma ei Siuke tea. standard vina regularne, oi plee, mul nat, mul flash, noh, paned sisse kõik lihtsalt. ma ei tea, võib-olla tõesti, aga no ma ei tea. no Ilma infota. haige teema. Mina kooliks ka, mina oleks ka kaotanud seal. nii. Jah, ma ei tea, siin ma võib-olla kohe, ma lihtsalt vaatan. palju ta put on ma open on? foldisin nagu, lihtsalt ma tahan teada nagu, kas siin... Palju ta put on open on? no 34 kätt ja 40 proso on ikka avant put on. Kas 3x-i vastu tead midagi ka teil? Ei tea? ei tea, jaa, ei tea. Okei, no siis ma arvan, et võid foldida, jah. aga mis nagu muidu kannatab siin nagu siis... Kas siia kehtivad ka need asjad, vaata, et meil ei ole mõtet siin seda flat'ida ilmselt, et siis kui me Jaa, midagi kolm teeme, petiks siis kindlasti. 3 petiks on ju. Ja, muidugi. Okay. Mul on vaja silmad lahti veits nendest kohtadest teha, sest siin ma mõtlesin, kaalusin, kas ma callin või foldin, mul ei tulnud kordagi pähe, et ma võin siin 3 pettida millegi pärast. 3 bet on palju parem kui call. ja me selle tegime eelmises tunnis selgeks, jah. Okei. Nii. Vent complete'is small blind'i. Reis. 5200. ei vähe, miks nii vähe? ma ei tea, ma arvasin, et see on juba suur. Minu maailmas on see juba suur. sa tahad ju fold equity't Tahan, ju, siit käest saada, instant fold equity't, noh, siis pane rohkem. 3x-i vähemalt, jah. nojah, 4800, ma paneks isegi üle 3x-i, sest et teil on siuksed stack'id, et ta muidu võib piilda sind selle küll. Okei. Sest mingi 95% ajast need limperitel pole head kest. Petiks ikka edasi, 4 kilo, sama. Okei, ma arvan, et liiga palju veits, range'i mõttes. Et sul see board nagu ei hiti üldse sinu range'i väga tihti. Sest et sõltuvad sellest ka size'ide. Okei. Turnil ma mõtlesin ka, et tal on siin veel variante. No petiks ikkagi, lihtsalt protection'i pärast ja flush throw'de eest. No vähem, 7000 või? Jah. No kui sa teed, see probleem ongi selles, kui sa teed nii suurelt, et siis tal on nagu raske veel nagu mingi sitemaga ka jätkata. Et aga kui sa teed väiksemad, siis hoiad ta nagu nii-öelda sitemad käed ka sees, mis ei taha nagu flopi petile foldida. Mingi 4 ja mingi sitem 5 ja ma ei tea. Ja mingi ace high'd, kunn mutid, kunn poisid. Aga noh, kui sa nüüd teed, siis sa nagu põhimõtteliselt valutaunid ennast suht tihti seal. Et ma teeks seda siuksed size'id ma teeks siis, kui mul oleks 10 beat nagu, mul oleks S10 või parem. Või kunn 10 või parem, et siis ma nagu petiks rohkem, et ma saan nagu sitema käes kooli. Aga praegu meil on lihtsalt, tahame sellepärast see törni pett, no see väga suur ei ole või on või? 7 kilo oleks parem just. no jah, ma saisiks väiksemalt selliste kätega. Siin paneks mingi 4, 3900. Paneks 4 oleks fine, sama palju kui see pre panid. 4 kilo paneks seal. Siis 8 oleks 16,900 oleks törnis teeks mingi 7800. Ja siis lihtsalt riveri checkiks maha. Ja no veits vähem siis paneks, ma sain aru ka nendest pantidest. Praegu muidu paremate viite vastu annan ise väärtust talle, ma ei tea. No kas tal just 5 on sellega 10x-i vastu, tal on veel 10x vabalt olla. Riverit ei ole mõtet pettida, ma arvan, või on või? Ei. No sul showdown value ja, aga nüüd ongi probleem see, et tal enamus ajast on seal 10x, kui ta flopi 2 korda või kui ta turni ka koolib. Aga kas 6x on raske reppi, kui sa oled tõstnud prevad? Neil läks hästi praegu, jah. Et ja just sellepärast paneks, et siuksed käed nagu koolivad väiksema peti palju paremini ära, kui nad suuremad peti koolivad. Me ei taha nagu foldida siukseid käsi välja. Ja pluss veel need mingid ace high'd ja mingid kaardid, mis veel ei taha foldida flopis. Aga kui me turni ja flopi suured petime, siis me nagu suht tihti leiame ennast nagu valutaunimas ja ta foldib lihtsalt need käed ära. Easy 3 bet. Samadel põhjustel. Aga see käsi ei lähe juba sinna, et floppab päris hästi või? Off-suit ikkagist ja ei, kui me 3 betime, siis me saame instant foldid mingite sitemate 10 mutt foldib, kunn poiss foldib, emand poiss foldib, 10-9 fold, 10-9 okei, see on hea meile. Aga S10 võib foldida 3 beti peale, ma ei tea, kas S-poiss foldib, võib foldida, aga isegi kui ei foldi, siis me saame lihtsalt flopi C-betiga maha lihtsalt, repime tugevamat range'i. Ja jah, need ongi need pointid, miks 3 bettida, aga kui me koolime, siis me floppame top paari enne. No vaatame, ma koolisin. Okei, me koolime enne, aga siis ongi see, et neil on ikkagi kõik paremad 10 sees, kõik paremad poisid sees, kõik ülepaarid on need range'is. Et aga mis me teeme siis? Jaa.
mis te teinud oleks, kui hoidsin Paul? Eile, kui ta oleks mänginud sama spotti. mina ka Mida? 3 3 betti teinud. ma oleks koolinud just. ma ma peaks vahest 3 meetrit ka, ma ei tea. ei no kooli mõte on nagu siis hea, kui on nagu väga nitine vastane, kes nagu post-up nagu action'it ei anna meile. Ja või noh, selles mõttes, et noh, et lihtsalt nitis vastas vastu, ma ei taha botti suureks ajada mingite sittade kätega, siis ma koolin lihtsalt pre hästi palju. Aga kui nende range'id on nagu nii laiad, et meil on nagu pre-flop juba räige fold equity, kui me 3 betime, siis nagu miks koolida? Nahru see liidid. Ei, liid on väga halb. Oi, see sais ka, kõik see puts sees. ei, see on küll halb board, mida liidida. Lihtsalt viskasid 2 chippi sisse, vaata vastu. Lihtsalt vaata vastu. ma ei tea see on halb, jah, mis ma sinna liidin. ei, see on halb, jah. Okei, ja seekord läks läbi, et kuradi. no ju see oli parim käsi, noh. mis te siin... sul oli nagu way parim käsi oli praegu, no seal oli mingi 7-6 ja check call, jah. 5-4 oli. Check call one. ei no see probleem ongi selle kätel, kui sa call'id enne, siis mida sa siuksel board'il teel? Sul on nagu midagi, aga tegelikult ei ole ka mitte sittagi. Saad nagu kunn X-ilt kooli, siis tuleb mingi 8 törni, siis nagu... ja ma mõtlen ise, kui me checkime nagu enne, ta petib enne, siis nagu me ei saa ju midagi teha out of position, siukse käega, et nagu meil nagu midagi on, aga tegelikult ei ole nagu mitte sittagi. Mingid kaardid tulevad, siis ei tea, kas on hea või ei ole, 10 oleks normaalne kaart ainuke, siis on 2 out'i, ülejäänud 8 või 7 out'i on nagu tere ei tea. ja, et noh, et kui on laiad range'id, siis saab wide'i enda 3-bet range'i ka julgelt. jaa, will do, täna sessis hakkan tegema. aga vaata, et siis nagu õigete vastaste vastu, selles mõttes, kes nagu avavad piisavalt palju, et nad fold ivad piisavalt palju. Nitiste vastu ära tee. Lead. ei, miks check? meil on limped botis, top paar, me ei taha tasuta kaarti anda, me ei taha check call'ida, me ei taha check raise ida. Lead. mingi väike bett tõsta peale fold. Pool botti, noh. lihtsalt for protection ja info. ei, mis asja. ma ei tea, mis ma checkin, rahulikult checkin vist. ei, väga halb. okei, aga koolid ikka, aga whatever. ma ei tea, ma panin siin vist otsa isegi. millega ta koolib siin? 10x betib floppi. ja millega ta koolib siin? kas sul ongi bluff catcher? jah, ma kaldun sinuga nõustama, ega ta väga kehvemaga siin koolida ei saa. võib-olla, no tal ei ole neid käsi. ei no kõik käed, mis muidu kooliksid su betti, need petiksid floppi, noh. võib-olla oleks 5-4 näiteks. 5-6-4-6. ma arvan, et petib floppi midagi. võib-olla rive siuke minimaalne ületõste. ei, lihtsalt kooliks. vahet ei ole. et lihtsalt näiteks ka, et ma checkin nagu riveris 2 paari ja koolin, et siis nagu näiteks, millega ma showdownil jõuan, siis nad ei taha enam võib-olla riveris pettida järgmine kord minu vastu. ka point. et aga kindlasti lead flop ja bet turn ja check river. enne oli ka sarnane käsi, kus oli limp bot ja ma jätsin selle... kui sa limped botis kas või mingi equity saad kohe liidi välja, et nii palju raha on juba pangas, sa võid selle kohe maha võtta ja kui sa ei võta maha, siis nagu selles mõttes võtad kohe maha, et nagu nende nagu range'id ka ei haaku ju mingite siukeste boardidega, mingi 10-5-4 näiteks. et nagu sa võtad selle flopis kohe maha, sa ei taha tasuta kaarti anda, sul on kohe best hand ja noh, nii palju on lihtsalt häid pointe, miks liidida. no siin ma mõtlesin, et 3 bet. väga hea. teeks suuremat veits, 5500 in position ja stack'id on sügavad. jumala suur on see, come on. ma ei tea, just stack size'i mõttes on see väike, et ta piilib seal suht palju siin. Siibetiks. jah, oli, ma ei tea, miks märkisin üles igaks juhuks, see oli hästi. standard. jaa, ei no tuleb vaadata, mul need standardi asjad loksuvad. Fold. Fold, jah. muidugi, easy fold. no kelle, mis nagu, mis suited oleks siis kooliks või? ei, siukse vastu kindlasti mitte. no suitedega tahaks ka koolida siis. ei, ma ei tea, mis see hea. ma kooliks siis, kui mingi laidim vend on seal buttonil, aga see ei tundu suht light vend olevat. okei. olekski 10 BB-d siis, mis teed? ma ei tea, S10 võib-olla kooliks. aga kui ta 10 BB-d oleks näiteks? 10 BB-d võiks koolida. ma kooliks juba, jah. ei, 10 BB-d ma koolin, miks sa reisida tahad? miks sa reisida tahad? kes? sa ütlesid, et sa reisiks 10 BB-ga. ei. okei. 10 BB-d kooliks, jah.
nii , siin on jälle , see on nagu Fine , muidugi openiks . okei . Siibet . kas ma siin jaa. saisin väikselt liiga või ? Ei. Fine muidugi , miks ? Jumal normaalne , õige sais . okei . jaa . petiks ikka Petiks , paneks ära. mingi 28 kilo , 24 kilo . no ma ei tea , kas 28 paneks . siin ma jah , ma ise pärast vaatasin , et ega see 10 ja samas ma olen ikka päris paljudest asjadest ees , et ma peaks Muidugi. ikka päreldama siin nagu . ja pluss selle sa ei taha nagu Riveris suurt petti koolida , pluss selle sa saad törnis mingitel asjadel , väljutel flash throw'd ja , näiteks . ja , ja ikka koolivad törni ma veel . ei tea , miks ma ja isegi kui tal on see 10 siin , siis noh , okei , whatever on ju , tal on see , Pool aga lihtsalt sa lihtsalt ei taha Riveris suurt petti koolida , kui kõik asjad missivad . okei , kui ma seal tšekkisin , siis ma loodan , et ma olen good ja Riveri tšekin ikka onju . muidugi , mida sa enam repid ? seda küll ja ma tegin turnil siin peal väikse . ma oleks Ja, saanud ja, raha ka muidugi. rohkem . kui törnis petid , siis Riverbet ka kindlasti väike ja võib-olla ei , suur . miks ? Riveril paned miks sa tšekki , Riverit kui see petid ? 8 tuleb ju noh . muidugi . sest et ega sa , kui tal on 10 , seda ta ei fold'i , kui tal on , jah , ma ei tea , mida sa 2x üldse , fold'id ta ei foldi , ta ei foldi . Need tõmbekaardidest kõik mööda . jah , võtad väljulis või selle . võtadki nagu kaitsjadki enda kätt nagu flush throw'de eest ja pluss seal mingit , ma ei tea , 4-5 võib-olla ta koolib seal 5-6 onju , tahab koolida siin . ja S4 näiteks , S5 koolib sind , jah , et noh , et nagu väljut on küll saada , pluss flush throw'd ja lihtsalt sellepärast ka , et protect ida kätt nagu , et sul nagu ei ole nagu midagi tegelikult , aga sul võib tema range on nagu käsi , mis on nagu sinu käest halvemad , aga koolivad petti . jah , paneksid siis mingi , ma ei tea , 28 kilo . okei , Jah. okei , solid . ma ei tea , ma arvan , et ma võin ka siin defend ida , mis te arvate ? ma arvan küll . oota , ma , kui fine ta muidugi . tahaks , siis ma jammiks , aga siukse niti vastu ma kooli . ei taha jammida . ei, muidugi ei jammi. ei muidugi , läheks kahte paari või 10% tripsi või avab , wheel'i floppama . ei muidugi , aga mängiks post flop väga cautiously ja nüüd vaataks , mis saab . ei , easy fall . Hold . ma oleks ühe tänava koolinud . muidu selle vastu onju . mul oli ka see plaan , aga kui see sinna otsa pani , siis ma ei saanud midagi teha enam . kas ma oleks üht tavatki koolinud , sellepärast et kas ta kahe vastase vastu nii nitt vend bluffib siin või ? ei ikka , sul vahet ei ole , sul ikka hästi risti tõmme on ka ju põhimõtteliselt backdoor . sul on backdoor ristid ka veel , et no ma ei tea , flop'igi ikka kooliks ässaga ja foldiks turn'i action'il , kui ta uuesti otsustab petti . okei , nice , nice , nice . kool . jah , ma arvan ei küll ,, ei saa ka re . Fondi . muidugi . ei , ma arvan fine , Call jah . ja ma arvan küll . vaatame randa või minna . tundus nagu nitt vähem , see 3 petid . 12 PV-d ainult . no Pole nüüd käsi , kas siit ei tundu suht nitt , mängib suht ta palju . ei ole mingi nitt , miks ta nitt on , Paul ? no see on suht piiripealne käik , ma arvan . ongi , aga sa ei saa fold'i siukseid asju seal , kui sa avad . jah , ma ise avan ka päris palju , vaata , nad saavad . mina küll midagi nitti seal ei näe . see , et Ma arvan, mingi et 100 täitsa käe standard. jooksul kuradi 4 korda 3 pettinud on , see on okei , vaata . okei , okei . jah , ma ei tea . noh , mingi selline koht . ma ei tea . okei , complete'iks tõenäoliselt . aga ma ei tea ka . tahaks ta nagu , see pre-flop otsuseid , mis ma teen , on nagu siuksed asjad nagu olenevad ka , et kuidas ta nagu post-flop mängib . no post-flop Et, mängib , see petib 63 flop'i , turnil nii palju kui jõuab , paneb , noh , see on ainult üks see . ja tegelikult avab , see on siis no middle , just , kui ta 63% siibetib , siis ta ei siibeti palju üldse , see on vähe see on tegelikult . middle position või ? see koht siin . Jah. Maxis , no avab päris palju nagu , et võib-olla oleks siin ka needsamad põhjused olnud , et oleks võinud 3-bet ida ta lihtsalt . Pre-flop nagu , ma ei tea . ma arvan , et see on liiga early position , kus 3-bettida . okei , no vaatame , võtsin flopi nagu . ja siuke size ka , et ma ei tea . Tšekib järgi . ai , siin ma tegin ka vea jälle , tere küll , ma panin siin mingi suure panuse , no suht suure nagu . paneks ikka , paneksin jah pool potti paneksin . ma ei tea , miks See liiga palju, jah. panin . aga no ta snap fold'is , ma mõtlesingi , et mis ta siin turnil oleks pool potti pannud umbes onju . pool potti jah . okei . see oli veits igavam käsi , aga siin , ma ei tea .
võib-olla siin ma ei peagi avama, aga sellepärast, et ja siin miks muidugi avad? blindides on mingid maniakid, vaata. mis vahet seal on? Äss on hea nende range'ide vastu. Okei. Checkiks. aga hea. aga miks sa tšekiks siin? ma ei tea. no millelgi pole väljut saada eriti vist. jah, ja sul ei ole nagu väga halbu kaarte, mis törni tulla saavad. okei. Fold. väga hea, kooliks. ja... jah. ai, õnneks ta tšekkis. Siin ma ise nagu mõtlesingi, et kas meil on mingit pointi pettida või ei ole. vist ei ole jah, ma ei tea, kas ta kuniga koolib seal, sõltub. ja ta võib kuniga koolida küll, ma paneks mingi väikse väljupetti, mingi 2800. et nagu emad poiss ja poiss 10 missisid. Mart see liiga palju, Mart ei kooli kunniga nii palju. ei kooli jah. et ma teeks kuni 2800 teeks. S10-ga koolis. ta ei kooli seal kunniga. aga ma teeks mingi 2800 lihtsalt. Okay. et lihtsalt, et emand poiss ja emand 10, no Broadway missis, et ehk ta mõtleb, et üle, et nii vähe on koolides, et ma koolin kunniga maha, et äkki tal on selle see Broadway. Okei. väga hea. nii. Lol. Fold. sellise venna vastu või? jah. Foldiks. ei raisk. kurat, ma ütleks vist. liiga palju. veits palju on jah nagu sinust äkk põhimõtteliselt on. põhimõtteliselt mängin, ma ei tea. Piuk fold. jaa, nojah, ma arvan jah, et see on fold. ma arvan ka. pani mingi baariga sisse. S10-ga raisk. tõmba mind reis kooliks selle S10-ga. ma limbiks. mingi siuke asi. Limbiks. Vau. noh, kool ju. ahah. 3 petib nii palju. sa ei Why? saa foldi 6. okei. Why? see alumine ots ongi 6 siin vist on ju. 5 ka. ei 5, ma ei tea. siukse venna vastu koolis kindlasti. no pole varianti. okei. et ta paneb see kõik väiksemad paarid ka sisse. siuke koht. mis ta? Sove. see asja, fold pre. Šover ja fold pre. Fold pre. ära kooli ainult. kool on halb. kas 3 petti või foldi, kool on väga halb selle käega. okei. aga ma ei tahaks üldse 3 pettida, kui ta avab kuradi nii palju. ei, miks sa koolid? 7-le vihtus. ma ei tea. Tittu ma tegin siin jälle. no fold pre lihtsalt, elu lihtne, miks sa nüüd koolid me seal oleme üks käega? flopil juba, ma ei foldinud pre. ja oleks ka koolinud vist. ma oleks ka in-game koolinud. ma ei tea. ma check race'iks. seda board'i või? jah. okei, nojah. ma ei tea. eks sa seda liidisid siis? ma ei tea. vaatasin, et turn läks paardu ja pohvi liidin siin. Kaspar kuradi saatis mulle mingi väga imeliku, mingi sinuga mingi käe, kus sa mingi väga virts spotis liidisid, siis ma mõtlesin, et kuradi ma ei tea, siis kooli maha vaata, Kaspar foldis, Timebug foldis. aga seal oli ka, kuradi sa tegid mingit weird shit'i seal samamoodi. seal mul oli hea käsi. ajasid Kasparil pea nii sassi. ei ma arvan, et turni lead on fine, aga väiksem size. okei. sellepärast, et mingi 7 natuke vähem. ei, mis asja, mingi 5600. sellepärast, et ega sa ei plaani ju hakata 8 reppima seal. ei plaani jah. et kui ta koolib, et siis sa shut it down'i. tegin niisama mingi peti, mängisin seda kätte veits. ei no ma mõtlengi, et ta ei foldi vutti niikuinii ja kõiki käsi, mis koolivad su peti, aga ta foldib nagu väiksema peti peale ka, et sa lihtsalt säästad nagu chippe seal. aga pre-flop foldi ära siuke käsi juba. mõttetu defendida siukest kätt seal. okei. täiesti mõttetu. 9 tonni ja saaks foldida veel suve peal. no see oleks nagu parem variant. nojah, ma päris tõmban selle 3 peti täna lakke ära, ma arvan. no see oleks parem kui kool kindlasti. no kool mulle üldse ei meeldi. aga fold kõige parem. ei no fold on parem kui kool jah, aga 3 bet on ka hea. okei. siin käes ma vist ka, ma esialgu check koolisin, ma arvan. ma ei tea. mul on up and down ju. ma ei tea. Foldid ära kohe või? oma küll foldi. ta limpas sisse.
Nutroov praegu. laksti ja nüüd paneb. ma võin ma liidiks seda board'i või? Kui oli limpet bot. Meil showdown ainult ei ole. Võtame flopis juba suht tihti maha paljudel ässes niikuinii on ja isegi kui tal on äss, siis ta enamus ajast ei reisi neid ässasid. Ja ta koolib neid. Siis saame oma hinna panna ja. Ja me saame nagu fold, flopis kohe fold enamus ajast. Okei, ikka tšekid enne. Miks sa nüüd ei tšeki? Ma ei tea. Ma mõtlesin, et... Kui ta juba flopis nii suurelt pani, et nagu miks sa seda törni pärast viisida? Seda kätt vaadates ma nägin, et ma siin oleks pidanud kindlasti tšekkima. Muidugi, las ta paneb edasi, kui ta tahab. Keerasid putsinda kõik. Ja, panin ise nagu. Ja üli suurelt ka veel. Ei, väga halb. Väga halb. Nojah. Selge pilt siis, ega siin... Nüüd jämmisid riveri. Ei jämmid, ma olekski viinud jämmida. Muidugi, kui ta törni koolib, siis muidugi jämmiks. Ta ei taha foldida nagu näha. Jaa, ta ei tahagi foldida ja pärast ma nagu vaatasin, et siin jälle raha laudel, sest tal oli äss pihtis. Oleksid sa flopi liidin, törni pettinud, riveri jämminud, oleks kõik saanud. Ja siis su liin oleks nagu nii-öelda aus kaanud, mitte see, et kui sa flopi check call'id ei liidid törni, et see on nagu halb play. Et kui sa võtad check call liini, hitid ära enda asja, siis checki törni ka. Muidugi. Okei. Aga lead flop kindlasti, sest et tal on nii palju asju, mis flopis kohe foldivad, mingi queen poisid ja 10 poisid ja muid poisid ja siukest asjad. Palju put on open, on 44 easy jam. Kus sa näed seda? Ma jammiks ka. Paremal, kõige parem poolne. Oi, ma poleks sisse nii rõõmsalt. Muidu see on nii snap, see on fist pump. Jam, jah? Muidugi. Rõõmsalt poleks sisse. River ka, yes. Yes, tulevad. Hea mäng tasub ära, võtsima. Ongi, noh. Hästi mängides võidad reis. Siin ma arvan, et check. Seepärast ma ei võidagi. Ma ei tea, Mart, ma reisiks. Jah. Sest, et ta ei limp jammi seal kunagi. Ta koolib sind ja kõiki neid käsi, millega ta koolib, sa domineerid. 3 kilo julgelt. 3500. Okei. Ja tal natuke liiga palju vist sove jaoks. Ma ei tea, vend potib. Noh, kool. Check. Poti. Yes! Snap call. On jah? Muidugi. See on mingi flash throw. Okei. Ma kooliks ikka. Ei no ikka koolid, vahet ei ole. Easy call. Aga ma teeks pre 3500 ju. Aga seal ta, ma arvan, et selles, noh see on, noh siin ta jammib ja siis ma saan foldida, et vahet ei ole ka tegelikult see, et kui ma... No ma arvan, et ta king queeniga võib seal limp jammida küll teinekord, aga no vahet ei ole. No ta limp jammib, sa vaadasid foldidest. Kui tal ei ole siukest tendentsit, et ta nagu... Sa poolid või jammid siin? Ma ei tea, palju UTG avab. 20 ikka, no 1-5 on avanud. Tule jam oleks nüüd uus. Ma paneks sisse muidugi, koolida kindlasti taha. Kool on ma ise tegin siin hoopis niimoodi nagu. Ei. Ma arvan, et see on parem kui jam. No see kuradi... Ei, sa ei pea kartma small blind'i ei ole seal tugevat kätt kunagi, kui ta koolib. Ma näen ise ka tugevam välja niimoodi, mul savir. Ma ei tea, keegi ei flati või nii siin nagu. Ma ei tea, kas näed tugevam välja. Seda saisi keegi ei flati. See on nagu, et tahan skuisida ees. Ma ei tea, ma jammiks elu lihtsalt, miks sa teed siukse asi? Isegi kus saad flat, äkki saad. Ja see ei pea small blind'i pärast kartma, et kui ta oleks mingi käsi, siis ta ole 20 pp efektiv, ta 3 bet koolib ise seal. Ta võib ässadega mängida nii põhimõtteliselt. Okei, aga üks käsi. Mõtle, kui Ivenius Queen poisiga praegu. Ivenius siin Queen poisiga maha koolib. Ässadega. Ei, no seda venda üldse ei karda, siin see limbib nii palju, et vahet ei ole. No neid ma ei kartnudki, need ma oleks... Jah, aga jammi, miks sa teed siukse asi? Sellest, et nagu see vend siin limbib hästi palju, siis see vend võib ju 10 tonni ka koolida. No jah, seda küll. Ta vaatab, et tal on mingi emand poiss suitid, vaatab, et ai pohhu, vaatame, kas tuleb või ei tule siis. Okei. Et tal jääb nagu 10 kilo jääb taha veel, et kui ta ei floppa midagi, siis ta foldib ära. Jah, ma arvan, et ma vaatasin seda natuke valest nurgast jälle seda kätt, aga jõudsin samasse kohta. Et no jambre, jah. Ei, ta easy ei ole, ta on lihtsalt jambre. Et no kui ta avab early position'id piisavalt palju, see on ikka easy jam. Okei, mingi siuke koht. Noh, set mind, go.
Fold. siin ei või kolm ma bet. tahtsingi teada, et kas see on fine nagu set mainimiskohtus. No viimane piir, kui üks vend veel on sees. Okei, väga hea, fine. Nii, siin palju A-puttu nüüd. kavab vist. Tere, mul jääb see siia ette. Oi, easy jam, fist bump. Ja räigelt avab nagu. Noh, fist bump jam. No jah, Muidugi. Nice. Regular. väga hea, väga hea. Ma ei tea. See kõik Palju avab? normaalselt ikka kõvasti. 38. Ma ei tea, ma jammiks. Ja ma ka jammisin. Ma tahtsingi Väga hea. teada, et mõtlesin, et äkki see Väga on liiga nagu over the top jam, et Ei ole, see ongi just viimane piir umbes ka. Et rohkem aga hakkaks juba mõtlema midagi muud teha, aga suksega ei saa midagi teha. ei. Lapseiro kooli tegi. Tegi küll jääreis. Siin on mingi Fullenhauseni vastu. Limp. Ai, limbiks. Ei taha sole kooli Ei teha. taha jaa. Tundsingi nii Limp räpaselt muidugi. ennast pärast, et kuradi... Limp. ma mäetasin, et Vend tegi siukse saisi ka veel. Ma paneks sisse. tea, miks sa sisse ei pannud, ma pärast mõtlesin, mis Muidugi. debiilse asjaga ma hakkama sain. Mis kätega sa teed seal niimoodi? No Oi, kuradi, mul nii on- polariseeritud ilmselt range veits. Ei no enamus ajast on Kuradi, mul on suhtid nii. mul on mingi pask seal kogu aeg. Muidugi raudselt on pask. Enamus ajast on mul oli pask. liiga palju lauda seal, vaata, siis ma vaatasin, ma olin midagi teinud, siis ma vaatasin, et mul oli nagu 8 tunni aastal, mul oli 8000, ma vaatasin, vaata. siis ma vaatasin, et ma mingi 8K-ga tegin siukse saisi, vaata, putsi küll, miks ma tegin nii, vaata. Easy jam muidugi. samas tugev välja Tugev paljude vastu. paistis see välja. Ei, Regu, kui Regu Minu- seda teeb, siis ta ei ole tugev. Enamus. ma ei ole tugev. Okei. Easy jam, man. Ässadega ma Nüüd võib-olla ma- pooliks isegi ainult, vaata. Muidugi, ma enam hästi, kui panen kooli sisse, tantsul. ma panen sisse ainult. ma Toimib panen kõik oma asja, mingi 9% panen sisse lihtsalt. Muidugi ta jammib seal kõik käed, miks ta peaks 3 betti midagi üldse? ma lihtsalt, vaatasin enda stack'i valesti praegu, see on ainuke põhjus, miks ma praegu siukse asja tegin. Väärakas. vanasti Väärakas. stack'i 3 bettisingi noh. Hakkas siuke stack'i ainult 3 betti, nüüd ma panen kõik maha sellest. Türa küll. 10 suitid ei maks nii ilusti sisse panna. Okei, no vedas sul, said mult raha. ei, ma ei tea, noh. 3 bet. No ja need on need põhjused, millest me juba ennem rääkisime pikalt. jah. aga kuni 10 on siuke asi, millega võib juba koolida ka tegelikult, et hoiata nõrgemad kunnid ja 10 sees, et see on juba piisavalt nagu tugev. et kõik sitemad 10 hoiad sees. ma ei tea, ma foldisin Riverisin. mina ei tea, mina ei foldiks. Check call ja siis foldisin Riverin. ma kooliks. palju tal neid ässasi on, mis double päreldavad? ainult poti ässaga ongi. ja miks ta peaks selle setiga nii suurelt panema, kui sa niikuinii teda koolida ei saa enamus ajast? ma kooliks kindlalt. Okay. aga pre on tegelikult selle käega on kool ka fine. aga lihtsalt mulle meeldiks 3 betti sellepärast, et siis ta koolib lihtsalt sitemate kätega. Okei. Nojah. Oih, ma ei tea, mis ma nüüd tegin. Fine, muidugi 3x-i, mis asja, muidugi, fine. Foldin ära lihtsalt ja kõik elu. muidugi, fine. Okei, nojah. aga vaatame korra neid asju ka, äkki te näete, vaata mul on siin Winamaxi käed kõik, mis ma olen mänginud. äkki kuradi näete midagi kohe statide põhjal midagi valesti. C-betid liiga vähe. kus see on üldse? 60 on sul vasakul. Siin jah. nii et vaata korra, pane korra näiteks, tõmba kalkulaator lahti korra. mis kalkulaator? ta lihtsalt see tavaline kalkulaator. ja tõmba korra siia kõrvale. palju sa Riverit petid? kus see oli? sul on, siin on törn onju. River siin. 36 onju. okei, ütleme, et sa avad 24% onju, käsi, tõmba 24 siia korra. nii, korrutad selle näiteks 0,6-ga nüüd. et see on klopi siibet onju. nii, nüüd korrutad edasi seda veel, nüüd korrutad törni omaga. 0, palju see törni oma on? 44. 0,20. jaa, 0,44.
korruta see 0,44-ga. Ja korruta see uuesti nüüd Riveri betiga. 36 on. Ei, siin, 67. 67, jah. Korrutad 0,67. Ma ei saa üldse aru, mis toimub kuidagi. Et see on see range, millega sa Riverisse jõuad, kui sa 3 pärreldad. Ehk siis see on value heavy. Sul ei ole nagu Riveris väga bluffe, kui sa bluffid. Et see on see range, millega sa long run'is Riverisse jõuad 4% ja vaata, mis 4% käsi on. Ma tean, jah, ma ei pea vaatama. Et nagu see on see range, millega sa Riverisse jõuad. Teeme mulle ka selle arvutuse. Kui sa 3 pärreldad. Et nagu see on liiga väike, et sa pead flopi siibettima rohkem hakkama kindlasti. Et mingi 80 peale saama selle. 80 peale. Kuidas ma selle 80 peale saan, kui mul tuli juba siin päris palju spotte, kus läks tšekkima flopi. 75 pole hea. Okei, 70 kõik on fine, aga lihtsalt, et nagu suuremaks saada, et sa ei jõua nagu selle pealt võib järeldada lihtsalt seda, et me ei jõua Riverisse piisavalt tihti, kus meil on bluffe, järelikult me ei võta neid spotte, kus meil on nagu pärreldamisspotid. Et nagu me lihtsalt mängime nagu liiga cautious, et me nagu ei pärrelda üldse, me ei ole nagu agressiivsed üldse. Et nagu võib järeldada seda sellest. No seda nagu sellest praegu, mis me arutasime, seda võib järeldada sellest. Ma arvan, et nii on. Või kuidas sa ise tunned? Ma tunnen küll nii, jah. Jah, et no see on suht aus. Ja nagu arvutus näitab, siis ongi. Et ma ei ütle, et hakka pärreldama näidet, aga et nagu lihtsalt, et mõtle sihukeste asjade peale. Jaa, ma pean selle peale kindlasti mõtlema. Et flopi siibet rohkem, turni bet, noh, et kas nüüd hakkab mega bluffima nüüd, aga lihtsalt, et nagu katsu leida spotte, kus oleks hea pressure peale panna, kus vastase range on nõrk, et vahet ei ole, mis sinul käes on, et kui board nagu läheb vastavalt sinu range'ile tugevamaks või ei muutu, et sa lihtsalt pärreldadki ära mõnikord ja paned vastased siit olukorda ja noh, mõnikord saad kooli, aga long run'is on see nagu turniirides on eriti tähtis, sest et mida rohkem chipse võidad, seda suuremad võimalused sul on turniiri võita. Et vahet ei ole, kui sa pastid seal mingid turniirid ära, aga kui üks tur või mitu turniiri õnnestub, siis sa istudki seal suurte stackidega ja annad endale hea võimaluse turniiri ära võita. Ja mulle meeldib suure stackid. Et nagu, et sul endal tekib juba rohkem võimalus, okei, et sa spew'id ka, aga pastid ka vahele. Aga lihtsalt, kui need asjad õnnestuvad ja vastased koolivad sind laidid maha, kui sul on välju käsi, et siis see kaalub selle palju rohkem välja, kui see, et sa mõned lihtsalt ära spew'id ära nagu, ära spew'id. Okei, siin veel vaadata saab vist ei saa. Mattis, mis sul seal miljonis juhtus? As-Queen versus 10. Aga okei. Minu aeg on läbi vist praegu.